Yeah, she's a supergirl. Anu Saagimi podcast Hea tüdruk. Supergirls don't cry. Saadet juhib Piret Tali. Yeah, she's a supergirl. Tere kõigile, mina olen päris jõuluvana ja sertifikaadiga ja puha ja praegu ajad ei ole kõige paremad ja teise endale kingid sebima. Soovitan sokisahtlist. Ja ho, ho. Tere taas teie silmadesse ja kõrvadesse. Meie populaarse podcasti uus osa on kohal. Me istume Pühade meeleolus stuudios. Siiši on meid ümbritsenud. Nad teevad ju alati kõige uhkamaid kuuskasid linnas ja selle aasta trendikuusk on ka juba Nigulistes üleval. Ja meie läheme Pühade meeleoluga edasi, kuna me oleme head tüdrukud, täidame lubaduse eelmisest podcastist, kus sa hakkasid rääkima huvitavat lugu, mis jäi kusagil pooleli. See jäi pooleli sellepärast, et ma olin saanud siis kirja või kommentaari pigem inimeselt, aga ma arvan, paljud arvavad samamoodi, et mis tal viga, tal on niigi hea elu. Just, aitäh Piret, lühidalt kokku võttes. Ja lõpu siis lause või viide oli siis, et meil on Eestis palju ilusaid naisi, 3 punkti, ehtsalt. Nii, ja siis me jõudsime kuidagi sinnamaani, et kas tänapäeval julgeb üldse botoxit teha, et mina siin siis hõiskasin, et ma käin näojoogas, nii-öelda trennis ja üritan sina oled saavutanud nende toodetega ju täiesti imelise tulemuse. Sa tahad öelda, et ma olin nagu rosin ennem ja tõmbasin kohe sirge. Sa ikkagi särad ja seda on ka su tuttavad märganud. Ja on, et võib ka peale määrida, et ei pea. Mis asi see on siis, räägi? No näo seerum erinevaid, aga muidugi kõike 6 korda mööda ei pane. Nagu mina. C-vitamiini ja mitte ka üle kere, aga need seerumid on imeliselt töötavad ja kõige selle, mis meil on nüüd 9 omad. Et siis oled sa õpetanud mulle selgeks lisaks šampanja joomisele, maniküürile ka nagu sõnad nagu kollageen ja hyaluroon. Just. Ja kollageeni usku ma olen endiselt ja ma pean seda ütlema, Ultimate Beauty on ka varem meie saates olnud esindatud, et päriselt ka, et kollageeniga, ütlen täiesti ausalt välja, kollageene on meil kohutavalt palju erinevaid sorte, inimesed valivad loomulikult kõige odavam alati. Ma ei tea, miks ma ütlen siia ette loomulikult, aga et Ultimate Beauty'l näiteks on pisut kallimad sorti need lihtsalt sellel põhjusel, et nad päriselt tegelesid sellega ikka väga-väga pikalt, lasid teadlastel uurida ikkagi, et see kollageeni sisaldus oleks seal proportsionaalne, õige ja et see imenduks. Kollageeni puhul on see, et öeldakse, et need odavad kollageenid jood sisse, jood välja, ta läheb nagu lihtsalt pissita välja, aga et ta päriselt sinu rakkudesse imenduks. Et mina olen ehe tõestus sellest, sest nüüd ma olen
kevadest saati jah, seda kollageeni ikkagi tarbinud igapäevaselt. Ta on hea maitsega, ma ükskord sain, ma olen ise selle loomise juures olnud, mul oli oluline, et ta oleks looduslik, puhas ja ma olen seda nagu kuidagi seda maitset ja kollageen on tegelikult ju allikas vastiku maitsega on ju. Ma sain sinna õnneks õige värviga, sest minu jaoks on oluline, et kui ta on selles klaasis, siis ta näeb välja isuäratav. Ma tahan roosa. Sinna tegelikult see roosa värv on saadud siis peedist ja nii edasi ja nii edasi. See toimib ja tõesti midagi pole teha. Hea toode, hea asi, kvaliteetne asi maksab raha. Mitte midagi pole teha. Aga me jõudsime nende botoxite ja asjadeni ja arutasime just eelmises saates, me lubasime natukene rohkem sellest ka selles saates rääkida, et paljud naised, minu enda tuttavad, on sellest loobunud täiesti või loobumas, sellepärast, et ikkagi botuliin, see on mürk. Kas tead, ma just hiljuti veel lugesin, et kui sa botuliini kogemata tarbiksid suu kaudu, sa võid ära surra, see on mürk, nagu morfiin, nagu mingisugune, ma ei tea, ma tahan su ära mürgitada, ma panen sulle sutsaka botuliini sinna šampanja sisse. Ja siis ma mõtlesin, et halloo, aga palun rääkige siis sellest, kui te süstite seda endale sisse. No ja siis öeldakse, et see ju haihtub ära, et see imendub ära. Kuhu ta imendub? Ta imendub ju su organismi, ega ta imendub ju sealt õhku kuhugi ja ei kao universumisse. Ja mis kõige õudsem oli ikkagi see, et mul käisid siis Puuduta mind saates külas, nagu ma eelmine saadega mainisin, kuulake seda järgi, sest seal ma pisut rohkem seletasin ka seda asja lahti. 2 kirurgiks õppinud noort naist, kes siis täna tegelevad ka ilusfääris Prantsusmaal ja nad ütlesid, mis neid nagu pani loobuma siis nendest botox-süstidest oli see, et kui ka nemad teadsid kogu aeg, et okei, süstitakse ära, see läheb sul seal haihtub, okei, läheb organismist vist välja kõikide muude mürkidega. Et see, kui nad lahkamisele läksid ja siis vaatasid neid naisi, kes siis on teinud väga suure osa oma elust, neid imelisi noorendavaid protseduure, et siis nad ikkagi olid ära surnud. Nad olid ära surnud, aga mitte nüüd sellest ärge nüüd kuulake. Ei elanud igavesti. See oli nende organismis alles ja see oli lümfis sõlmedes, nad seletasid, vaata ma nüüd mööda ei pane, ma peaks võib-olla selle siia juurde haakima selle konkreetse intervjuu, et midagi valesti ei läheks, et keegi pärast mind ei süüdistaks, et ma ajan udujuttu ja ma panengi selle siia juurde, et aga ta ütles, et mis kõige õudsem oli näha, kuidas siis asi, mis peaks võib-olla vereringesse siis minema ja siis vereringe kaudu sa väljutad selle, oli tegelikult hakanud ehitama oma neid kanaleid, teekondi ja moodustanud, vaata, kui sul on mingi asi kuskil siin sees või kehas ja see läbipääs on takistatud, normaalne läbipääs liikumine, siis sa otsid mingi teise tee ja siis need olid hakanud uuristama, nad hästi elavalt seletasid seda ka, uuristama mingeid teisi teekondi sealt ja moodustunud ja lõpuks ikkagi jäänud sinu organismi. Nad ei olnud, võib-olla mingi osa oli sellest kadunud, aga suurem osa sellest mürgist oli jäänud siiski sinu organismi. Ja see oli hirmutav, ta ütles, et see vaatepilt oli tegelikult hirmutav. Nagu see professor näitas neile kõiki neid asju, ütles, mis see on. Noh, nad ütlesid, et nende jaoks on nagu tšurr, kõik. Aga mis seal siis valesti läks, kas mingil hetkel olid need ained valed või oli valesti menetletud sellega või? Ei no, olgem ausad, tegelikult ega see ei ole normaalne, et sa just kui sa ju tardud, sa paned ju mingid närvid kinni, et sa ei tõstaks need niimoodi, et siia tekivad kortsud. Sa saad ju kohe aru, kas naine on kasutanud botoxit või mitte. Kui mul siin kulmu tõstes ikkagi neid kortse ei teki, mul on sile kui liuväli siin ees, no selge, et see on tehtud, et siin ei ole midagi rääkidagi.
aga jah, nad jäävad sinna, nad jäävad sinna sisse, kogu see mürk jääb tegelikult su organismi. Ja mida rohkem ja rohkem sa teed, ja millegipärast öeldakse ka seda, et mida rohkem sa teed, seda vähem see mõjub lõpuks. Su organism justkui harjub sellega ära, lõpuks sul ei ole sellest mingit kasu, kui sa ei hakka seda tegema veel rohkem ja veel rohkem. Ehk sa pead mitmekordistama siis neid annuseid, et seal mingit efekti näha. No me oleme neid monstrum naisi näinud, kes on siis läinud selles mõttes liiale, et nagu anorektik ei näe, et ta on piits peenike, vaid ta vaatab peeglisse ja vaatab, et ta on hirmus lai ja suur. Nagu näiteks mina tegin täna siia, kui me siia täna jõudsime enne meie intervjuu algust, teatasin mina meie videograafile Madisele, et nii kaugelt ainult. Mind tohib ainult kaugelt filmida, sellepärast, et kui sa filmid mind väga lähedalt, siis ma näen välja nagu paks hamster. Sa paksid erinevaid teisi loomi välja, aga neid me ei täpsusta. Mis ma veel ütlesin? Võrsast rääkisid. Võrsas olin ja siis ma olin kõik, mis asjad on ju. Ja kõik kortsukesed tulid välja ja ühesõnaga ninakarvakesed ja nii edasi. Ühesõnaga, et me näeme, mis ma tahan öelda, me näeme ennast nii teistmoodi, et kui te kellegi jaoks oled kena, siis sa iseenda jaoks oled õudne, aga juhtub üks tore fenomen, et kui ma 5 aasta pärast vaatan seda sama inimest, kes ma täna olen, tundun endale imeilus. Aga kust üldse tuleb see, et sageli ju erinevate nende nagu ülesüstimiste või kõige muuga kaasneb tohutu rahulolematus iseendaga. Pimedus, ma ütleks. Ma ei tea, kas see on pimedus. Et inimene nagu ei suuda seda hinnata, mis tal on, vaid ta nagu kütab ennast uuesti üles, et minu õnn oleks selle taga, kui mul oleks 2 kortsu vähem ja siis võib-olla ka see kliinik ütleb, et oi, et sul on ikka vaja 2 numbrit suuremat rinda ja sul üleüldse nagu läheb mees ära muidu. Tead, mis kõige õudse, mis mul tuttavad jällegi on öelnud, kui nad on läinud siis sinna tegema neid ilusüste ja kõndinud tagurpidi kusjuures välja, väga tuntud meie tegijate vastuvõtult. Nimesid jällegi ei nimeta, et siin kurjuse laviini alla mitte langeda. On olnud see, et seal pannakse mingi räme valgus sulle peale, siis tuuakse sellise suurendusega peegel, mida sa pole oma elus mitte kunagi näinud. Mul on vannituvas ka suurendusega peegel, päris peegli kõrval on ju niimoodi. Ta ei ole väga suur, ta on ka julma resoga tegelikult. Et ma näeksin ikkagi, kui ma värvin siin võib-olla ripsmekestet ja kõik siit midagi teen, et ma näeksin konkreetselt. Aga ta ütles, ta pole sellist peeglit enne oma elus näinud, et kui see sellest rämedas valguses lüüakse sulle näkku, siis ta ütles, ta pidi ära surema, kui õudne ta välja nägi sellest peeglist ennast vaadates, sellest imepeeglist. Ja siis hakkab see ilutegija sulle seletama, mida sul kõike vaja on teha, sest sa tõesti näed õudne välja, sa oled täiesti jäigastunud, täpselt nagu mingi poamadu on seal sul niimoodi. Kobra vaataks sind otse näkku ja siis sa oled valmis ilmselt kõigeks. Ja siin tulebki inimese iseloom nagu välja. Et ma mõtlen selle ühe sõbranna peale, mõtlen, et kurat on aga nii äge mutt. Ta ütles, et tema näris selle kohe läbi, on ju, et see on julm, et sulle pannakse selline päevavalguse laks hullem, kui mis meil praegu siin on. Pannakse otse näkku ja siis pannakse see megasuurendusega peegel ka veel näkku ja siis üritatakse sind selle abil nagu manipuleerida. Ta ütles, et tema jaoks toimis see nii, et ta lihtsalt kõndis sealt välja ja ta ei astu sellest kabineti uksest mitte kunagi enam sisse. Ja ta ütles ka, et ta hoiatab oma tuttavaid selle eest, sellepärast see on räme äri, see on räme äri, jah. Ja see on väljapressimine. Just, ta ütles ka väljapressimine just, et see on nagu nii räme, et kuulge, olge nüüd normaalsed, et ma ei ole ju igapäevas, sa ei näe ju mind, ma ei tea, mis prillid sa peaksid ette panema, mis kraadidega, et sa näeksid minu igasse ka hambaauku või poori sisse. Vahel ma näen seda, kui meil pannakse need valimisplakatid, pannakse üle linna ja siis on ainult selle poliitiku näopilt, on ju, ja siis tõesti tal on näha
iga pooriauk ja ninakarv ja no need on ju ülitöödeldud, hüpertöödeldud. Ja naistel on tegelikult näha, nad on just tulnud, käinud, teinud mingid botoksi süste. Need viirud või need punnitused on ka veel näos, et mis ma tahan siinkohal naistele öelda, et jumala pärast, kui teil on mingi suur pildistamine või teil on pulmad tulemas või teil on sünnipäev tulemas või on aastavahetus tulemas või midagi suurem asi, mida tähistada, no palun ärge minge 3 päeva enne või isegi mitte nädal enne endale mingeid ilusüste tegema. No see on nii räme, sest ilusüst siis lõpuks hakkab mõjuma alles ikkagi. Ma arvan, et 6 aja pärast sa näed nagu siis normaalne välja, sest siis ta on lahustunud sulle siia igale poole, leidnud selle oma nurgakese on ju kuhu vaja. Aga see, et sa teed 2 päeva enne ja siis lähed mingile olulisele sündmusele, sa rikud kõik selle ära. Ja minu meelest vahel mingid naispoliitikud, võib-olla mehed ka, ma ei tea, tänapäeval ilmselt. No mul tegelikult üks teine dermatoloog, kes on nahaarstis, kelle juures ma küll käin hea meelega, sest ma lasen ikkagi teha meso boost'i, mis on ka selline mikronõeltega suristatakse su kallal. Ta tegi mulle õpetliku, nagu, mida ei tohi teha. Võttis need suured plakatid ette ja näitas niimoodi tša, et näed, kuidas ta näeb isegi neid kanaleid, kust pidi selle suure plakati peal on botoksid sisse lastud. Miks sa ei ole oma Õhtulehe töös kajastanud kõiki neid suurepäraseid plakateid, võtate, eks ole, mis sa arvad siis, mis siis juhtub? No ma tahaks teada, mis juhtub. Mina küll ei viitsi, no, skeemi üles keerutada. Ma praegu julgen sellest siin rääkida, sest ma olen pisut šampanjast joonud ja seltskonnas me nagunii räägime sellest, et mind alati nagu erutab see, et vahel mulle heidetakse ette, et ma olen mingis saates või siis intervjuus hästi otsekohene ja räägin nendest asjadest, nii nagu need päriselt on ju. Ja siis ma olen nagu vastu öelnud, no mõned on solvunud ja mõned on mind isegi nagu mingiks ajaks ma olen persona non grata nende jaoks ja öelnud, et nii ei tehta. Aga ma ütlen, aga mida? Kuule, ole õnnelik, et ma sellest räägin, sest see on see, millest tegelikult tagatubades räägitakse. Ehk siis me omavahel räägime nendest asjadest nagunii. Inimesed omavahel arutavad neid teemasid nagunii. See on lihtsalt see, et sina ei taha seda kuulda, sa tahad oma õnne mullis olla oma roosas pilvekeses ja sa ei taha teada, mida sinust tegelikult räägitakse. Et siin ongi see lapsesuu moment, et ma ei lähe päris lõpuni täna enam välja, nagu te nägite, ma nimesid ei nimeta enam, vanasti ma olekski nimed ka kõik rivi pannud ja leiti. Sa oled ikkagi arukas daam, sa saad aru, et sulle tuleb hagi kohe. Ja et tänapäeval on ju kohe kohta case, aga ma ikkagi vahel tunnen, et see on nii ebaõiglane, et mingitest asjadest võiks rääkida, inimesed võiks nendest asjadest teada ja mingitele oma lähedastele sõpradele või tuttavatele või inimestega, kellega sa läbi käid, sa võid isegi neid asju öelda. Ma arvan, et ta ei ole küll õnnelik, ta vihastab alguses ja on su peale verivihane, et nii ei tehta. Et kuule, ära süsti. Ära rohkem süsti näiteks, palun, et tõesti, et su näiteks ma olen öelnud, et su näolapp on selline, et sa oled nagu kiitsakas, nagu kitsejälg on ju selline kena peente näojoontega, peente luudega. Ja kui sa tõesti need vorstid endale siia nina alla teed, no see ei lähe kokku, et vaata nagu ehtsaid maailmastaare, kes ei tee selliseid asju. Nendel on nagu looduse poolt antud, miks nad on nii kuulsad või nii omamoodi ilusad või omas kategoorias nagu väga erilised. Ilu on ju ka hästi suhteline, on ju. Et mõni natukene selline kiiksuga inimene, aga ta on nii huvitav, ta on nii äge. Ja siis ta läheb ja mõtle, kui ta järsku kujutab endale ette, et ei, ma olen ikkagi kole, nagu mina räägin siin, et olen paks põrsas, on ju, kui kaamera mind liiga lähedalt võtab, siis tegelikult ta muudab ka sellega mitte ainult oma välimust, vaid oma natuuri, oma seda karakterit, oma sellist just nimelt seda eripära, mis on tema see nagu mingi signatuur. Et ta nagu lörtsib selle ära ja sellest on nii kahju. Suurte näitlejate puhul, näiteks Nicole Kidman või Demi Moore. Nad on plastiknukud teinud endast. Demi või see
Nicole Kidman mingil hetkel sai aru, vaata ta nagu on alla tulnud hästi tuntavalt ja siis paned seal sinna kõrvale siis mingid teised suured, minu pärast kas või Meryl Streep, kindlasti ta on midagi teinud, aga ta on väga-väga peenetundeliselt neid asju teinud. No ma ei kujuta ette, Meryl Streep, tal on nagu õhukesed huuled, see on tema signatuur. No, kui ta nende pardimokkadega hüppaks ikkagi ekraanile, see oleks jõudne. Ja minul oli kõige rohkem kahju Nicole Kidmanist, kes vahepeal, ta on imekihvt naine ja vot see on üks nendest naistest, kes oleks võinud vananeda naturaalselt. Sest et me ju teame seal Hepburn näiteks, eks ole, no keda ma tooks veel näiteks Diane Keaton, nemad nagu vananesid nagu Diane Keaton, vananesid nagu naturaalselt. Isegi ma ütleks Barbara Streisand, kindlasti ta on ka midagi teinud, aga vaadake, nad on nagu nende see isikupära ei ole kahjustatud. Absoluutselt. Minul on alati nagu probleem mingisuguses vanuses nooremate naistega, et ma ei tea, kas need on nemad või see on keegi teine, ma ei suuda neil vahet teha ja võib-olla ma ei tea, kas härrad nagu suudaks. Kõik nad on nagu mingisuguse väga ühe mudeli järgi vormitud, nad ilmselt käivad ühtede inimeste juures kulme, küüsi, riideid, et see on nagu mingi vabriku toode. Aga see on meie sotsiaalmeedia, mis TikTok, Instagram, kõik nagu ja kuidas nad üksteise toodab vahet seda. teevad? Mina ka ei tee, absoluutselt, me ei tee ammugi nendele vahet, et see karakter või see isikupära nagu puudub. Ja kus ma nüüd selle jutuga jõuda tahtsin, on see, et kui sa ütled siis mingile, ma olen öelnud mõnele tuttavale, et sul on see, kui sul on küll see kriipsusuu, ma saan aru, et sa tahad, et sul oleks nagu see lopsakam, aga see ei sobi sinu luustikuga, sinu selle karakteriga, see ei sobi, sa oled kole, ta ei saa aru, ta ütleb, et natukene võiks olla siin volüümi või midagi. No ei, usu, ma ei ole praegu see õel bitch, kes tahab, et sa koledam oleks kui mina. Et ära palun tee seda, et sa kahetsed seda, või okei, proovi natukene, proovi natukene. Et ma vaatan siis nagu kriitilise pilguga, kas ma saan aru, et on midagi või ei ole või kas keegi teine saab aru. Aga võib-olla lihtsalt Eestis on kogu see ilutööstus nagu liiga uus veel, et ei ole nagu neid tegijaid, kellel oleks piisavalt hea maitse või minu dermatoloogil näiteks on, ta ei tööta küll Eestis, ta töötab Soomes suurema osa ajast, aga tal on hea maitse. Tal on päriselt hea maitse. Aga seal peabki olema ju spetsialist, kes ütleb sulle, et hoolimata sellest, et sa tahad mulle hirmsasti raha tuua, et ära tee seda. Ja ta vaatab, mulle tema puhul meeldib see, et ta vaatab mulle nagu iga kord, kui ma lähen sinna, ma käin sinna mingi, nüüd ma ei ole tõesti pikka aega, aga issa ma peakski minema appi. Mulle meeldib see, et ma istun ta ees seal ja siis ta lihtsalt vaatab mind, ta vaatab nagu, vaatabki natukene nagu see kobra on ju. Sina oled nagu küüliks. Ja mina niimoodi istun, ma lähen täiesti naturell, nagu ma olen ärganud hommikul ilma mitte ühengi lisandita on ju, ja siis ta lihtsalt vaatab mind väga pikalt, üksikasjaliselt vaatab nagu selle näo üle ja ta ütleb mulle, ma teen sulle sellise nüüd mesokokteili näiteks, et sul on seda vaja. Või et ma näen, et ta teeb nagu päriselt oma tööd. Või ta ütlebki, et sul on näonahk nii heas korras praegu, et sa palun ära tee mitte midagi. Või siis ta vaatab lihtsalt ja ütleb, et sul on rämedalt vaja sellist nagu niisutust või mingit asja, et sa ise ei näe, sulle tundub nagu justkui kõik oleks korras, aga ma näen, et sa kuivad nagu sealt seestpoolt. Ma saan aru, loomulikult alkoholi on liiga palju tarbitud. Allel päeval sattusin. Ühesõnaga, et mulle meeldib selline natukene, siin on sellist nagu vana aja touchi näits, et see on siuke rätsepa töö ikkagi, et see on nagu eritellimusel, see ei ole see, et tulevad, eks ole, ma ei tea, Kristel, Katrin ja Tiiu-Mai ja kõik saavad täpselt nagu ühe teenuse, see ei ole reaalne ju. Ei, aga üks kord ta tegi õudse asja mulle küll, siis ma ehmatasin natuke, oli see, et sorry, aga see oli positiivne. 2 asja, mis ta on mulle teinud, tegi mulle ära selle mesopuusti kõik ja siis käis ilge sutsakas käis siia.
nii, ma ütlesin, mis siis nüüd oli? Ei, tead sa, ma tegin sulle ikkagi väikse sellise sutsu siia vasakpoolsesse huulenurka, sest mulle tundus, mul on hästi siuksed nagu terava otsaga need, mulle tundus, et sul on see nagu... Üks nurk hakkab ära vajuma. Jaa, et ma panin sulle ühe suraka, nagu, aga tead, ma ei hakanud sulle seda ütlema, sest et see oleks liiga pikalt arutamiseks läinud, et noh, ta teab, et ma ei taha suuga mitte midagi teha. Selle suraka ta pani ära ja teinekord ta hoiatas mind ette, aga ta hoiatas ja siis tegi juba ära, oli see, et ma ei tea, kus tal oli valmis, ju ta oli varem juba näinud, ta oli oma kobra pilguga mind juba tükk aega vaadanud. Kõrvarõngad, tead, mis naiste kõrvad? Venitavad kõrvad välja. Jaa, venitavad kõrvad välja ja siia mul tekkis selline kohe pikk selline vagu, sest ma kandsin nagu hästi raskeid ka mingeid kristallidega kõrvarõngad ja siia tekkis nagu selline kohe nagu kole, noh, et kui ma ilma kõrvarõngata oleksin, see on kole vaadata ja sinna nagu pani ka suraka, täitis ära mul need augud. Aga mis siis juhtus, kõrv tõmmati kokku või? Ei, ta pani mulle mingi suraka siia sisse ja ilusasti see auk läks nagu kinni, ma ei tea, mis iganes ta tegi ja seal ta hoiatas ette, et nüüd ma teen seda, et su kõrvaaugud on lihtsalt koledad. Ja võt niimoodi mulle meeldibki, et sa ütledki ausalt, niimoodi on, midagi pole teha, ega ei küsinud ka, kas tahad ei taha, aga see on kole. Ja siis tema puhul, issand, kus ma jõudsin, et ma ei paljasta ta nime veel. Kõik teavad, kes see on, seletast ennem ka rääkinud. Et ta vaatas, ja kuulake esimesi podcast, ta jälgib mu saateid telest. Ta jälgib, kuidas sa ennast eksponeerid. Ja siis ta ütles, Anu, sa oled jube kaval, et sa oskad keerata endale õige poole, kui sa räägid või midagi teed või mingid emotsioonid, siis sa teed just, et mina tean, et sul on nagu need ja need vead ja siis sa oskad neid hästi salakaval peita nagu. Et selle ta on öelnud ja siis ta on öelnud, et kui ma olen sinna vastuvõtule, et ma vaatasin seda ja ma näen, et sul toimuvad sellised ja sellised protsessid, et need võiks ikkagi kuidagi nagu, et see ei ole ilusad televiisorist vaadata. Ma ei ole võtnud kõiki neid asju. Mina kardaks jukest inimest. Jaa, aga see on nii äge. Ma ei tea, kas ma tahaks sinna minna. Ja, ei, ta jälgib nagu, aga ta jälgi ainult minna. Ta jälgis ka poliitikuid, vaatas, tegi omad järeldused. Aga mina arvan, et see on sinu selline kretinism heas mõttes, positiivses mõttes. Sa teed oma tööd sellise kirega, et sa vaatadki võib-olla inimesi sellise pilguga, et siin on natuke vinks-vonks, seal võiks natuke paremaks teha. Ja... See on nagu hea autoremondiluks. Just, aga mis mulle tema puhul õudselt meeldib ja üldse iluteenindajate puhul, keda ma kasutan, esimene asi, kui minu ellu tuleb mingi uus inimene, kes pakub mulle mingit fantastilist kreemi või mingit fantastilist jooki. Siin on joodikute asi on siin, mis on siis artišoki põhjal tehtud. Tulgutab maksa. Siis ma alati, see inimene, kes hakkab mulle rääkima nendest asjadest, ma vaatan teda. Kui ta räägib mulle sokkidest, siis meil on sokisahtli sokid, on ju. Siis ma vaatan ta enda sokke, millised ta jalas on. Kui ta räägib mulle, et nahahooldusest või mingitest nahatoodetest, ma vaatan talle näkku, sest kui see inimene, kes üritab mulle mingit kreemi või mingit ilutoodet müüa, siis tal peaks need asjad endal korras olema. Tal peaks nahk korras olema. Antud juhul meil on siin imetoredad uued juuksehooldustooted. Ma vaatan ta juukseid, tema enda juukseid. Ja kui need ei ole ikka vinks-vonks, siis ma väga kahtlen, et need tooted toimivad. Ehk siis siit sõnum kõigile sellistele inimestele, kes selles valdkonnas siis töötavad. Et kui te tõesti müüte mingeid neid oma ägedaid asju, siis vaadake kõigepealt ise peeglisse. Kas te päriselt ka näete nii hea välja? Näiteks Piret, kes poob e-tooteid praegu
tarbib, on ju. Namast. Just, et kas te näete siis nii hea välja? Kui te ei näe välja, no sa ei lähe ju juuksuri juurde, kellel sa näed, et karvad on täiesti tuustis, juukse otsad on hargnevad, juuksed on justkui ära põletatud on ju peas, et noh, sa ei usalda ennast tema kätte või maniküüri kätte, kelle käed ju küünenahad narmendavad ja käed on kuivad ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Et aga kas ei öelda mitte, et ärge käige minu nende tegude, vaid minu sõnade järgi, et noh, samas, eks ole, võib-olla ta on kurnatud, ta on maadligi, ta lihtsalt teenib oma leiba, ta ei ole kunstnik, ta ei naudi seda, mis ta teeb. No mõni ilutöötaja. Ma mõtlen, nii. Jah, ei, mulle näiteks absoluutselt ei meeldi nagu see, et kui sa oled mingil protseduuril, sa pead seal vahepeal ootama ja üks variant on see, et inimene läheb suitsu kimuma, tuleb tagasi ja haiseb kohutavalt. Mis asja? Ma olen sattunud mitmeid kordi nagu selliste peale. Oota, teeb sulle iluprotseduuri, paneb sulle maski näkku, läheb, teeb suitsu vahepeal. Ja siis ta kujutab ette, et ta tuleb siia samasse ruumi. Paneb kommis õhu. Ja et ta käed või ta hinge õhk ei haise. See on kõige kohutavam asi üldse, ärge jumala pärast seda tehke. Ja mulle üldse tänapäeval enam see vana komme ei meeldi kosmeetiku juures, et vaata, et ta teeb seal mingid protseduurid ära, on ju, siis paneb sulle selle mingi maski või plahmaka näkku, on ju, ja siis läheb ise kaob 20 minutiks minema ruumist. Ei, see on täiesti välistatud. See mujal maailmas, see oleks katastroof. Kogu selle aja eest. Sa pead olema selle kliendi juures, mis mujal maailmas tehakse, samal ajal masseeritakse su käsi või siis minu näo protseduuride tegija masseerib mu õlavöödet, ta teab nagunii, et meil kõik oleme siit tänapäeval siit õlgadest ja kaelast ja pea juurest ja pead hakkab masseerima näiteks, et me oleme kanged. Ta ei lähe mitte kuhugi, mitte ühekski hetkeks ta ei lahku. Ta teeb midagi muud. Minu pärast kas või mudigu mu varbaid, aga sa ei lahku ruumist. Sa ei lähe, ma ei tea, mida asja tegema telefonis, scrollima kuhugi või mingeid muid plära jutta. Ei. No selles mõttes ka salong erinevad, et sageli kui mul tuleb pähe, et näed, et ma nüüd tahaks mingit protseduuri, mul on aega, siis ma trambin kuhugi. Lähed suvalisse või? No ma olen läinud. Ja siis kunagi ei tea, kelle peale sa satud, et siis ongi nagu. Sa satudki selle peale, kellel parasjagu aega on, sest tal ei ole klientuuri. Ja mitte keegi ei taha tema juurde tulla. Just. Sest hea protseduuri tegija juurde sa lähed, sa paned aja varakult kinni ja käid seal regulaarselt, sest see on sinu aeg. Kas sa käid siis korra kuus sellel ja sellel kuupäeval, mille sa oled pühenduma, ta peab pakkuma kvaliteetset teenust. Muidugi, jeerum. Need on kõige jubedamad asjad. Või siis nagu võtab, eks ole, treener samal ajal kõnesid vastu ja korraldab midagi, et hea küll, keegi on kadunud ja nii edasi, aga halloo, see on minu aeg, eks ole. Ja massöör ei tohiks kunagi lasta kordagi käsi sinu kehalt, nagu käed ei tohiks lahkuda sinu kehalt. Ta ei saa võtta vahepeal vastu telefoni kõnesid või ajada seal mingeid omi asju. See on täielik no. Et sa pead olema selles mullis sees, kus nagu see on nagu see, mida sa ise endale teed, et minule näiteks massaaž väga meeldib erinevates kohtades ja sa peaksid nagu minema sinna nagu rituaalile, mitte nagu see, et sa lähed, ma ei tea, toidupoodi või spordisaali või mida iganes, aga et see peab olema nagu mingi pühendumine. Leia ideid igaks päevaks. Kvaliteetsete toodetega suudab igaüks valmistada imemaitsvat toitu. Well done! Nüüd saadaval ainult Maximas. Kas me võtame mõne lugejakirja ka, et meil on vahepeal me polegi ammu lugenud. On kirjutanud ka üks sinu nimekaim ja ütleb, et ta tänab teid ägedate saadete eest, et ta on algusest peale pidev kuulaja olnud. Aeg-ajalt tuleb saateid järgi kuulata, eriti suvel, näiteks peenraid rohides, kõrvaklappides on hea teie häält kuulata. Muidu ja siis läheb raske igav töö lennates, aga talle meeldis väga sinu parkimiskontrolöri lugu. Minu jaoks oli üllatus, et ka mehed kuulavad teie podcasti. Olen
sageli märganud, et meeste poolt on veidi üleolev suhtumine naiste teemadesse ja võib-olla ongi see olnud 50+ vanuses meeste seas. Tundub, et noored on targemad ja oskavad kaasa mõelda ka nendel teemadel, mis ei ole autoremondiga või millegi muu sellisega seotud. Naised, pere, elumaailm, vitamiinid, toidulisandid, rõõm kuulda, et see on ka meeste jaoks huvitavaks muutunud. Kuulan huviga uutest toodetest, soovitusi tervise turgutamise kohta. Olen ostnud mitmed tooted teie soovitusel, ka pesukaru kampsunite uhke omanik. Näed, mul oli täna just seljas enne. Ja ootan põnevusega uusi saateid, jõudu teile, püsige terved. Aitäh! Jah, et kuidas on siis nagu, kas sa arvad, et meid kuulavad siis ka ainult naised või siis ka mehed? No jätame selle sinu parkimiskontrolli, kellel on kass Anu kõrval. Kuulavad kindlasti ka mehed, seda ma olen kuulnud mingite naiste käest. Keegi naine tuli mu juurde, ma ei mäleta, kus oli, kas siis mingil üritusel või ütles, et tead, täitsa õudne, et mul mees kuulab teie podcasti ja siis ma tahan talle midagi öelda, naine tahtis selle midagi vahele öelda, ole vait, Saagim räägib praegu, ole vait. See oli parim. Naine läks arvukadedaks, ma arvan. Ei, ta ei läinud, ta ütles, oot, mis asi see nagu on? Ma kuulan podcasti, okei. No ei, nad kuulavad kindlasti, et aitäh teile mehed, kes te kuulate, väga tore. Mina arvan, et mehed võiks ka meile kirjutada skandaalne@delfi.ee ja võib-olla te tahate naiste kohta teada midagi sellist, mis teil on jäänud naiste osas nagu tabamatuks või küsimärgiga või te ei saa aru, miks naised selliseid asju teevad, miks nad niimoodi käituvad mingites situatsioonides. Kuidas neid aitab. Ja kuidas neid aidata või kuidas neid aidata, kuidas naisi aidata, kuidas iseennast aidata, et kuidas nagu kuidas käituda mingites olukordades, kui naisel tulevad mingid hood peale. No me teame, millal need hood tulevad, korra kuus kindlasti, aga neid küsimusi võib ka meile saata, et hea meelega, kui oskame vastata, siis elukogemuse põhjalt siis kindlasti vastame. Et mehed, olge julged ja kirjutage ka meile, sest meil on siin igasugu muid ka tooteid, ma arvan, meestele läheb väga hästi see maksa eliksiir peale. Ma arvan, see poodi ostakse pärast neid 2 viimast podcastit tühjaks. See on minu üks päästerõngas siin, siis mul oli üks hästi ja pohmelli idee, siin on üks puljong, siis kui on pisut rajum pidu olnud, siis järgmisel hommikul ma teen sellest puljongit, väga puhtad tooted, kõik õiged vitamiinid sees, mis võtavad sellise vibra maha, ütleme nii. Ja turgutus, siis et meil on siin gripioojad ja külmetused ja muud asjad, siis mustikas. No see on nii ohtlik asi, et seda sa võid, ma jooks terve pudeli korraga ära, et see on ülihea mustikast siis toode. Aga mul oli seal, ma kuulsin, et seal oli mingi äge trussiku kiri, seda ma tahaks kindlasti kuulda. Jutt on tõsi küll mehest, keda hakati kutsuma selle nimega ja üks saadan loo, mille lubasin, ära siis liiga kõvasti naera, on siis nagu sissejuhatus. Lugu sai alguse eelmise suve lõpus, käisin sõbrannadega suvepeol, pärast pidu suundusime linna peale ja juhuse tahtel koperdasin otsa ühele meesterahvale. Jäime jutustama ja kuidagi märkamatult sulandus ta meie grupiga ja jäi õhtuks meiega. Lootsin või arvasin, et sinna see jääbki, üks tore õhtu uue tutvusega, kellesse ilmselt enam midagi ei kuule, aga tagantjärgi oleks see võinud ka nii minna. Reaalsus oli ka see, aga see, et trussik tõesti lugege õigesti, härra sai selle kuulsa hüüdnime minu tuttavatelt oma käitumise tõttu, otsis netist üles ja hakkasime rohkem suhtlema, käisime kohtingul, kõik sujus hästi, härrasmees kuulas, hoolitses, oli tähelepanelik, pani mind tundma, et tegu on küpse meesterahvaga, et võiks ka tulevikku plaanida. Olin algusest peale otsekohene, et tahan rahulikult võtta ega teda tundma õppida, ta nõustus. Paar kuud läks mööda ja siis ta ütles, et tahaks ikka suhtes olla. No, lähme edasi. Sõbrapäeval käidi restoranis söömas ja taheti teha siis asi ametlikuks, et tema ei osanud naine siis sellesse, kas ta tahab suhtesse minna ja
ja siis ta piire härra ignoreeris ja kõik see kestis õnnelikult nii kaua, kui läks naine reisile. Mees siis ka üritas seda kontrollida ja reisil olles sai naine iga päev kirju, kus mees puuris ja uuris, et mis seisus ma olen, kas ma olen otsusele jõudnud ja tema ikka kardab. Kas otsusele jõudnud siin, et kas minna lahku või mitte? Jah, just. Ja naine siis otsustas lahku minna. Liiga kiiresti, ma ei saa mitte midagi aru. Ma tahaks nagu rohkem nagu kuulda. Aga teeme algusest peale. Ei, ära tee algusest peale. Me saime aru, et mingi mees, mingi naine liiga kiiresti läksid kokku. Et naine seadis piire, aga mees ignoreeris ja pani teda kogu aeg tundma, et ta on kõiges süüdi. Ja kuna tunded olid juba suured, proovisin suhet koos hoida, sest ei saa ju inimene ometi nii palju muutuda. Ja lõpuks ta tundis, et aitab küll, kui asi oli alguses juba nii metsas, siis ei ole seda vaja edasi ajada ja ta ütles, et talle aitab. Aga siis hakkas mees halama ja ütles, et ega siis kohe alla anda ei saa ja ta proovib ennast muuta ja naisel oli siis planeeritud reis ja ta ütles talle, et eks sa proovi ennast kokku võtta, arutame sellel teemal uuesti, kui ma reisilt tagasi tulen. Tegin talle selgeks, et reisil saan rahulikult mõelda, olla keskkonnast eemal, oma tundeid selgemaks saada. Selleks hetkeks oli juba kõik nii emotsionaalne ja adekvaatset vastust ei olnud kohe anda. Ta nõustus ja ütles, et see on hea idee ja ta annab mulle ruumi. Reisil olles sai naine iga päev kirju, kus ta uuris ja mees siis uuris ja puuris, mis seisus naine on ja kas ta on otsusele jõudnud ja et tema kardab. Lõpuks viskas mul kaane pealt ära ja palusin tal asjad kokku pakkida ja lahkuda. Ise reisil olles? Ise reisil olles. Tahtsin, et ta oleks selleks ajaks läinud, kui ma tagasi jõuan. Naine ütlen juba ette. Mees selle peale solvus, ütles, et oleks võinud ammu öelda, et ta on otsuse langetanud ja naine arvas, et peatükk on läbi, aga tagasi tulles ootas teda ees üllatus. Mul juba selle jutu kestel nagu see mulje okei, et seal oli kõik pekkis nagunii on ju. Tundub, et see on nartsissist ikkagi see mees. Kas tänapäeval on mõni mees, kes ei ole nartsissist? Kõik on. Aga see, et sa oled ise reisil, see on minu jaoks natukene, olgu see suhe ükskõik kui hea või halb või mis iganes, see näitab seda argpükslikkust, et ma jätan su maha umbes SMS-iga või ma kirjutan sulle Messengeri, et lähme lahku või et selliseid asju tehakse ikkagi silmast silma, et istume korraks maha, räägime silmast silma, ütleme it's finito, kõik läheme laiali ja ise reisil olles ütlen, et läheme lahku. See on juba täielik, see on nii räme solvamine minu jaoks, ükskõik kui halb ka see inimene ei oleks olnud, see on räme solvamine. Ehk siis nüüd ma sooviksin nagu edasi kuulata, et mis siis juhtus peale sellist rämedat solvangut. Ma jõudsin reisilt koju kell 5 hommikul. Astusin korteri ukse sisse ja minu üllatuseks oli kadunud diivanilaud. Okei, mõtlesin, las olla, ju tal oli vaja. Tahtsin telefoni wifi sisse panna, et kirjutada sõbrannale diivani lauast, aga kiirelt avastasin, et hops, wifi ruuterit enam ei olnud. Ja kui väsinud ma ka olin, ma ei viitsinud närvi minna ja hakkasin naerma. Suundusin kööki ja avastasin, et ohoo, taldrikuid, kausse ja kruuse ka pole. Terve komplekt on läinud. Ei tere, Tali. Tšau. Kas tõesti on ära panemise tuhin nii suur, et ühte taldrikut ei võinud ka alles jätta? Kõik muu oleks veel kuidagi üle elatav, aga piiri tõmbasin seal, kus avastasin, et ka mu vanaema moosipurgid ehk siis hoidised on kaasa võetud. Kes võtab kaasa teise vanaema moosipurgid? Ta teadis, et need on sulle nii armsad. Joo, ma ei saanud uusi ka, sest vanaemal rohkem ei olnud. Ei, vanaema surnud ei olnud, nii halvasti ka ei läinud. Hiljem, kui temaga rääkisin, vabandas ta ennast sellega, et ta oli pahane ja kurb ja tahtis mulle lihtsalt tagasi teha. Samuti mainis, et ääre pealt oleks mu diivanipadjad ka kaasa võtnud, kui autos oleks ruumi olnud. Tänase päevani imestan, et ta mulle seda ise rääkis. Nii jäi mul üks huvitav seik, millest rääkides siiamaani inimesed saavad kõhutäie naerda ja mina ohkan, sest see lihtsalt ei tundu reaalne. Sööginõud sain tagasi, seega väike võit. Moosipurgid?
moosipurke ilmselt ei saanud või siis tühjad purgid äkki nagu Taaraasel. Kõike head teile ja jätkake sama vaimuka ja laheda hooga edasi. Ei, see on nagu siin, siin sa närid kohe tegelikult algusest peale juba läbi, et see kättemaksu himu, et kui teil oleks veel ühine mingi lemmikloom näiteks olnud, siis oleks kohe kindlalt ära viidud. Et sa maksad nagu justkui kätte, sa maksad kätte selle eest, et tegelikult tuleb öelda sellele naisterahvale ka, et selle arguse eest, et nagu ma just ütlesin äsja, et silmast silma tuleb ikkagi lahku minna, mitte mingite kuskilt telefoniliinide kaudu. Aga see näitab ka teiselt poolt teise inimese väiklust, et siis sa nende pisiasjadega justkui maksad teisele kätte, aga ma tean, et see valu, tegelikult see mahajäetud inimese valu on nii metsik, et see on kohutav, sest mul on olnud suhteid, kus tõesti isegi kui sa istud siin silmast silma ja räägid, et nüüd on nii, siis teine ei suuda seda võtta ja ta võtabki, ta ei tea, mida teha, sa näed, et ta pilk kalestub, ta läheb šokki mingisse transiseisundisse ja ta mõtleb, et ma peaks nüüd tegema midagi sellist, mis mulle nagu ka haiget teeks. Või siis teisele poolele on ju. Siis võtleb, et mida, oh my god, mis kõige kallim asi, ma mäletan, oli suur, tol ajal maksis hästi palju see LED-televiisor, rabas selle seina pealt, kaugutas laavi ja viskas lihtsalt tükkidega. Saad aru, et see pettumus, see viha, see nördimus, kõik see läheb sinna ühte katlasse. Hiljem, kui me rääkisime mingid kuid hiljem, loomulikult ta sai aru, see on mõttetu täiesti hull. Miks ma seda tegin, et kallis asi ka veel, tol ajal see maksis nagu jube palju. Aga see on see, et sa nagu selles valuhoos, sa ei oska mitte midagi teha. Ja praegu mul tulevadki sellised valuhood nagu meelde, mõtlen, mida mehed on teinud. Valuhoos minu pärast. Õun, ma loodan, et mehed ei kuula praegu. Sa ise tahtsid, et mehed kuulaks meie podcasti. Et see on ikka täiesti kohutav. Ma praegu mõtlen, üks võttis kätte, erinevad tüübid on olnud. Et see on hämmastav. Osad nagu muutuvad hästi leebeks, toovadki sulle suure hunniku briljante, on ju kasukad ja auto, et sa jumala pärast ei läheks. Et nagu... Ja, et sa ei läheks, aga teine pool näiteks teeb seda, et on olnud ka selline inimene, kes näiteks jookseb, aga see on juba, ma kardan, et see on nagu hullumeelsus, et sa lähedki hulluks, et jooksed nagu korduvalt peaga näiteks vastu seina, et sa tahad otseses mõttes. Jaa, sa jooksed ja peksad ennast vastu seina ja siis, kui sa näed, et lõpuks mitte midagi seinast läbi ei lähe, sorry, et ma naeran. Ja võtadki teleka, vanasti olid veel sellised telekad, mis ei olnud nüüd LED-telekad. Ma ei tea, mis meil telekad on kuidagi nii olulist. Siuke suur kast. Lihtsalt kast on ju, sa võtad ja lihtsalt taod endale sellega pähe, nagu sa taod, et sa tahaks nagu, see on see tunne, et sa tahaks nagu ära surra, et sul on nii valus, et sa ei tea. Nagu need eneselõikujad, et sa tahad oma valu leevendada sellega, et sa lõhud. Sa tahad ennast tappa tegelikult. Su valu on nii suur. Ja siis sa lööd endale selle teleka näiteks pähe. Ei tohi naerda praegu. See ei ole naerukoht. Või on, et sa lahkud ta juurest ja siis ta hüppab, ütleme, et ta on 5. korrus on ju, sa lähed mööda teed, lahkud ja siis sa kuulad karjatust, ta hüppab aknast välja ja näiteks hoiab ühe käega veel sellest akna mingist raamist või asjast kinni, tegelikult ripub alla. On ju, sa näed, tal jalad seal sibavad veel vastu maja seina. See on päris õudne, on ju, sa kangestud ju ise ka, sa nagu ei saa nagu aru, mida sa pead sellises olukorras tegema, sest nüüd on 2 võimalust. Kas sa näed, kuidas inimene saab surma? Või sa ütled, et ma armastan sind igavesti ja tulen kohe trepist üles. Või siis sa teed selle pöörde ja siis jooksed tagasi ja siis sa näed, et ta on suutnud ennast selle ühe käega vinnata ikkagi tuppa tagasi. Aga mõeldes, kui mädad need aknaraamid võisid olla, et kui 50-60 see olukord on, see on päris õudne on ju. Või see, et sa lähed nagu tahad lahku minna
ja inimene siis põhimõtteliselt ta ema või keegi lähisugulane helistab ja ütleb, et inimene istub vannitoas ja lubab omal veenid läbi lõigata. Et kõik need olukorrad on tegelikult katastroofiliselt õudsad ja siin ei ole mitte midagi naerda. Sorry, et me läksime sellist, see oli leebe variant, et viis kõik asjad veel minema. Et need on katastroofilised ja inimesed satuvad sellisesse afektiseisundisse. Ja seda ei tohiks tegelikult alahinnata ja ma ei teagi, mis see ravim nagu sellel on, et ma olen nii ja naa proovinud, olen ka samamoodi, et ütled, et nüüd on kõik, kaod üldse ära, on ju, või siis istud vastamisi ja räägid, et nüüd on kõik. Ja ikkagi see asi on viinud justkui selle afektiseisundina. Üks asi üks lahe asi tuleb meelde, kuidas saab ka kätte maksta. Kui sul on hirmkallid riided näiteks on. Seda me lõikamist me teame. Viskad aknast välja. Seda me ka teame, seda ma olen ise teinud, riided aknast välja visanud. Aga minu arust parim oli see, mis üks mees tegi, et sul on kallid riided, te kasutate ühte väga peent keemilist puhastust, on ju, kui te oma asju kogu aeg viite, on ju. Ja siis sa oled tahtnud lahku minna, oletegi läinud lahku ja siis mees läheb sinna keemilisse, sul on seal mingid Gucci-Mucid, kõik mingisugused uhked asjad, kostüümid ja siis mees läheb sinna, ta kasutab seda keemilist ikkagi edasi ja siis läheb oma asjade järgi, aga kuna see keemilise mutt teenindaja teab, et perevärk, et tema ei teata, et ta lahku läinud on ju. Ütleb, et aga kuule, et haruasjad on ka veel siin, et võta kaasa, et üks viim, loogiline ja normaalne. Siis annab sul munnikus kalleid kostüüme sellele meele, kes algul nagu tardub, tahaks nagu öelda, et ei, aga siis ossa raisk, aga ma need näitan ja võtab kogu selle krempli kaasa ja läheb nendega minema. Seegi on kättemaks. Mis ta tegi nendega? Mis teeb? Andis oma järgmisele pruudile võib-olla või kurat teab. Vahet ei ole, mis ta tegi. Viskas prügikasti, ma ei tea, mattis maa, sõi ära. Vahet ei ole, see on kättemaks. Et see kättemaks, ma vahel saan sellest aru, et minnakse ja ma ei tea, hiilitakse teise akna all seal ja varitsetakse ja või siis, ma ei tea, see on õudne, pannakse auto alla pomm, niimoodi ei tohi teha, aga mul on ka rehvid, kõik rehvid, eks ole, autol läbi lõigatud ja igasuguseid asju teed. See alguses see tundub nii õudne, aga kui sa aastaid hiljem selle peale mõtled, siis sa saad nagu inimlikust aspektist mõistad, kui suur see valu on olnud. Aga see on huvitav, et sa oled jõudnud nagu selleni, sest mulle tunne, et see kirjakirjutaja pigem suhtus kogu sellesse teemasse enda seisukohalt ja siis mul on tunne, et mul on tunne, et ta suhtus isegi humoorikalt natuke. Ja et aga samas oli ka kaasatud sinna mingisugune hulk sõpru, kes panid sellele härrale selle trussiku nime ja mul oli näiteks mingisugune kavaler, keda kogu tutvusringkond härra Junniks kutsus, kes oli erakordselt lühikest kasvu, aga jah, et see... Mul selle trussikulooga tuli see hoopis meelde. Mis trussik oli seda nagu ei seletanud? Sest ma ei saanud aru, ma mõtlesin, et sa hakkad kirja lugema, et trussik mees mingi, ja siis mul tuli meelde üks mees, kellega oli jube tore õhtu olnud ja kõik oli suurepärane ja fantastiline ja sa lähed taga siis hotellituppa ja siis ta hakkab ennast riidest lahti võtma ja siis tal on lihtsalt mingi jubedad trussikud jalas ja sa, millega see lõpeb kas suure naeru pahvakuga või siis mul tuli natuke nagu oksekurku. Ta oli ostnud endale. Ja ühesõnaga süda läks pahaks. Selve allis kõige odavama pesu. Kõik on ilus, sul on ilus kallis ülikond, sa näed šikk välja, sa oled vaimukas inimene, sa oled fantastiline. Ja kuidas võib, vaat siin ongi meestele, miks mehed võiks meie podcasti kuulata. Just selline nipp või soovitus. Asjad peavad olema läbi mõeldud detailideni, kuni sokkideni. Vahel mind isegi järritab see, et ikkagi võtab kinga ära ja siis on seal sokis on auk. See ajab mind täna muidugi naerma, sest mul endal juhtub täpselt samamoodi. Mul on täna ka katkised sukapüksid jalas, sest ma juba jõudsin saapa luguga selle ära rebestada. See pole nii õudne, nagu selle peale sa muigad. Aga ma ei tea, miks see trussikud mulle nii hinge läksid, nad olid tõesti koledad. Nad olid lihtsalt koledad, lörakad ja
Ja sind isegi ei huvitanud ja enam. sellega oligi kõik ja mitte midagi ei huvita peale seda. Tahad öelda, et sa selge ees lahkusid trussikute pärast hotellist? Ma olin naerukrampides ja inimene ei saanud aru, mis mul viga on. Ma lihtsalt hoidsin kõhust kinni ja ütlesin, näeme hommikusöögilauas, ma lihtsalt ei suuda. Läksin, võtsin pudeli šampanjat ja lihtsalt mõtlesin elu üle järele. Oota, kas ei ole mitte see, et ära hinda raamatut kaane järgi? Sind isegi ei huvitanud, mida see kõik varjab, eks ole? See lihtsalt nagu... Las jääb, räägime sellest trussikust järgmine saade, meil on saade läbi tegelikult. Ja ma tahan ühe küsimuse veel. Ei, aga me ei saa seda lahata. Jätame järgmisest. Aga esita see ära ja siis küsime järgmine kord. Ja on tulnud kiri, kus küsitakse, et uudishimu sünnib küsima, mida arvate teemast vabasuhted, kas hukatuslikud või ikkagi maailm liigub selles suunas, et aetakse taga oma vabadust ja põgenetakse vastutuse ja abielu ees. Sellest räägime. Sellest räägime. Ma jätan selle mappi. Tõmba sinna see suur ring ümber. Ja, ma teen sellele ringi ümber, siis me saame järgmine kord selle teemaga. Ma tahaks teada, mida sul on nagu nendele noortele inimestele öelda. Kõik tütarlapsed tanu alla. Aga nendele, kellel siis tõesti sokis on auk, siis meil on sokisahtlist väiksed rebase sokid. Väga toredaid. Vaatame, kes mul on. Kes tahab porgandit, kes tahab rebast sokke. Ja mul on hirvekene nagu see, kes sul seal on. Just, ja siis sellised jõulusokid, kuhu saab siis kingitusi peita. Kelle ehted mul on? Mul jadeit on mul täna, see on raha. On mul jadeit või? Ja on. Issand, ma juba ematsin ära. Sulle väga meeldib roheline, ma saan aru. Aga sina, need olid ükskord minu kõrvas, need kõrvarõngad. Mul on täpselt samasugused. Kuidas, miks teised naised ahvivad teisi naisi? Sellest võime ka järgmine kord rääkida. Aga võib-olla me nägin esimesena ja ma võisin neid ikkagi tahta, aga mulle ei sobinud riietega. Ja nüüd me hakkame, eks ole, catchima, kui kaamerad lähevad kinni ja arutame, kellele kuuluvad. Oota, mis mul olid? Kas mul on mingid putukad? Sul on minu lemmikputukad. Minu lemmikputukad. No, aga mul on roheline värv, minu lemmikvärv. Roheline ei tohi olla siis sinu lemmikvärv, kui see on minu lemmikvärv. Mulle meeldivad smaragdid, muide väga. Esimene sõrmus, mille ma kunagi sain, oli tehtud minu vanaisa lipsunõelast, smaragdiga lipsunõelast ja siis see oli väga uhke sõrmus, aga kahjuks ma ei tea isegi, mis tast on saanud, ma ei ole temaga enam kohtunud. Sõrmusega või vanaisaga? Vanaisaga ma ei ole kunagi kohtunud. Vanaisa jäi kuhugi sinna Siberisse, aga see sõrmus ja lipsunõel elas edasi, et mulle meeldib ka roheline värv väga. Aga mis soovitusi või nõuandeid me veel inimestele jagame? Hambad puhtaks, suu vedelikuga. Need ei pese ju puhtaks hambaid, et see on ikkagi nagu... Ei, tead sa, mina ikkagi panen tähele, et kui ma enne hambapesu teen suuveega, loputan ikka suu korralikult läbi. Mul oli täna hommikul näiteks selline olukord, et ma tegin selle hambapuhastusvedelikuga ära, on ju, siis tuli telefonikõne, me rääkisin mingi jutu vahepeal maha ja mul oli suu juba nii puhas, et ma pidin mõtlema, et ma ju pesin hambaid või ei pesnud hambaid, et noh, nii fresh ja hea oli olla, nii et ma soovitan kindlasti ja enne suudlemist, absolutely. Et noh, mõni närib nätsu, aga mina loputaks ikkagi sellega, sest mul on ka selline peika olnud, kes kuramus suuvedelikku ei olnud, võttis näris hambapastat, sõi lihtsalt nätsutas ja siis ei loputanud veega ära ka ja siis tuli musitama ja siis mõtles, et ilgelt mõnus lõhn on suus. Et pigem suuvedelikku. Doktor Saagimi 2 altmineku soovitud. Kole pesu on ka meestel välistatud ja kasutage normaalseid lõhnastatud, et liisunud alkohol on ka täiesti absoluutselt. Ja siis meil on seal nendest toodetest, me rääkisime juuksetoodetest, rääkisime šokolaad, praegu ma krõbistasin siin, kui Piret pikalt kirju ette luges, siis väga tervislikke šokolaade krõbistasin siin trapalt, jah, trapa, issand, ütlesin õieti. Need on peaaegu kõige vabad šokolaadid ja neid siis tehakse looduslike magusainetega ja selles imelises kastikeses on siis Maxima Veldan saarja tooted. Minu arust nad lähevad järjest peenemaks, sel korral on viigimarjad, šokolaadis külmkuivatatud maasikad ja need on imelised asjad, issand, minu lemmikud on trühvlitega, mis need on, grisiinid, jah, et mätsid natukene sinna seda serrano sinki ümber ja siis on kõik suurepärane. Imelised ja need viigimarjadega tumedas šokolaadis.
šokolaadipallikesid. Ma tahtsin siin vahepeal juba krõbistada neid, aga siis mõtlesin, me ikkagi ei krõbista, aga need on jumalikud, et kohe kui saada ära lõpeb, ma panen mõlemad põsed neid täis. Et need... Mul on Itaalias kohutavalt alati meeldinud, kui sa saad oma käega neid viigimarju võtta, sest kui nad siia jõuavad, nad on nagu mingis täiesti ebamäärases küpsuses, nad ei sula kunagi niimoodi suus. Ja ei, nagu puu otsast tuleb korjata neid ikka. Ja siis oli see vöö nendele, kes armastavad füüsilist tööd, et pannakse rihmaga endale ümber, see plingib ja vibreerib ja siis kõik imelised muutused toimuvad vilja puhul. Kogemata vajutasin nuppu. Et ma ei taha, et see surisema praegu hakkab, sest see on selline aparaat, see on selline imeaparaat, see eemaldab absoluutselt kõik karvad, absoluutselt igalt poolt. Juba peale vaatamisest hakkab nagu parem, aga mis me tahame, et inimesed neid kinke ja pakke saades meile kirjutaksid, kas head tüdrukud küsivad jõulude eel, et mida teie teete, et teile tuleb? Ei, me mis jõulujama, me ei viitsi kuulata. Ei viitsi hea tüdruk olla? Ei viitsi. Aga sulle ei tuu keegi kingitusi siis? Ei, ma ei taha igast, ma tahaks jah, siin on paar asja, mida ma tahaks, neid sokke ma tahaks, sellepärast need on sukad äkki? Ei, need on moes praegu niimoodi, et kui sa paned kõrge säärega saapa, siis su põlvik jääb natukene saapast välja, neid ma tahaks küll, siis ma tahaksin ikkagi neid turgutavaid Naarini tooteid, absoluutselt tahaksin. On, seda vööd on mul ka hädasti tegelikult vaja, sest Saaremaal ma tunnen vahel, et ma teen seal selliseid liigutusi nagu no mida ma tavaliselt siin linnas olles ei tee, jumalik. Kui sa mõtle, sa teed, lõikad mingid põõsaid või kaevad seal midagi või istutad ja siis mingi asi seal suriseb, sul seal vastu selga, üli mõnus. Et no kuule, klögi, jõulud ja klögi. Halloo. Ise sa ütlesid, et jõuludest ei räägi. Ja ei, ma hakkasin praegu mõtlema, aga ma ei taha, et inimesed meile jõulude teemal niivõrd kirjutaksid. Või nagu me just ütlesime, et need teemad, mis võiksid olla ajatud. Just, et mis neid erutavad, et kui ma kuulan võib-olla seal mingi 3 või 5 aasta pärast seda podcasti, siis ma mõtlen, ahaa, vau, et ta oleks nagu selline värske, ajatu pigem, et need probleemid ju korduvad kõik. Elust ellu, ajast aega, aastast aastasse ja on need kõik samad. Aga vaata, kuidas Anu käivitas, eks ole, keegi kirjutab, et mees viis ära seal diivani laua ruuteri ja siis Anu luges ette hulgaliselt asju, mida saab kõik ära viia, rehvid, disainriid, just, telekad. Jah, et see elu on nii imeline, aga jah, selliseid personaalseid isiklikke lugusid võib-olla meiega rohkem jagada ja küsida nõu, et kui mul vähegi kuskil, ma olen juba nii pikalt ju elanud ja mulle endal hakkab ka tunduma, et ma olen nagu selliseid situatsioone üle elanud, mis tunduvad nagu déjà vüüne, et ahaa, et sul on ka, mul oli ka, mis ma siis tegin, et ma võiksin nendest rääkida küll, lihtsalt need tuleb kaevata sealt mineviku mälestustest välja ja teie olete just need, kes suudate seda käivitada minus. Nii et aitäh. See oli suurepärane lõpp ja kirjutage siis meile ikkagi skandaalne@delfi.ee ja siis, kui ei taha nimesid, ei loe ette, aga teemad inspireerivad meid ka siis, kui me neid ette ei loe, aga me loeme neid kirju hea meelega ja järgmise kohtumiseni teie silmades ja kõrvades. Yeah, she's a supergirl. Hea tüdruk. And supergirls don't cry.